Kui suudad armastada vaid täiuslikku, siis ei ole see tõeline armastus. See mõte rõhutab ehtsa armastuse olemust, mis aktsepteerib ja võtab omaks kõik ebatäiused. Tõeline armastus tähendab, et näed ja hindad kedagi sellisena, nagu ta on, koos kõigi tema puuduste ja nõrkustega. Esiteks on oluline mõista, et täiuslikkus on ebarealistlik standard. Keegi ei ole täiuslik. Kõigil on oma ainulaadne tugevuste ja nõrkuste kombinatsioon. Kui me nõuame oma armastatud inimestelt täiuslikkust, seame nad läbikukkumise ja pettumuste teele. Tõeline armastus hõlmab mõistmist ja aktsepteerimist, et ebatäiused on loomulik osa inimeseks olemisest. Teiseks, armastada kedagi vaatamata tema puudustele on tunnistus meie kiindumuse sügavusest. See näitab, et meie armastus ei põhine pealiskaudsetel omadustel, vaid tõelisel ühendusel ja sidemel. Kui me armastame kedagi sellisena, nagu ta tegelikult on, hindame nende autentsust ja ainulaadsust, mida nad meie ellu toovad. Seda tüüpi armastus on püsiv ja vastupidav, kuna seda ei kõiguta kergesti välised ebatäiused või vead. Lisaks soodustab tõeline armastus kasvu ja arengut. Kui me armastame kedagi tingimusteta, pakume neile turvalist ja toetavat keskkonda, kus nad saavad kasvada ja areneda. See tingimusteta armastus julgustab meid olema parim versioon iseendast, teades, et nad on väärtustatud ja aktsepteeritud, hoolimata nende puudustest. Nii võib tõeline armastus olla võimas jõud positiivsete muutuste ja isikliku kasvu jaoks. Samuti on tõelise armastuse oluline aspekt empaatia ja kaastunne. Kui me armastame kedagi tõeliselt, oleme tõenäolisemalt mõistvad ja andestavad, kui nad teevad vigu ja ei vasta meie ootustele. Empaatia võimaldab meil asetada end nende olukorda ja näha asju nende perspektiivist. Nii saame pakkuda neile vajalikku toetust ja julgustust, selle asemel, et neid nende puuduste eest hukka mõista või kritiseerida. Peale selle on tõeline armastus seotud vastastikuse austuse ja aktsepteerimisega. See hõlmab meie armastatute individuaalsuse tunnistamist ja hindamist. Peaksime elu tänama selle eest, et neil on sellised ainulaadsed omadused, mis teevad nad selliseks, nagu nad on. See ausus ja aktsepteerimine loovad tugeva aluse tervislikule ja rahuldust pakkuvale suhtele, kus mõlemad partnerid tunnevad end väärtustatuna ja hinnatuna. Lõpuks on oluline meeles pidada, et kedagi armastada tähendab ka iseennast armastada. Me peame ka oma ebatäiuslikkust aktsepteerima ja mõistma, et oleme väärt armastust just sellistena, nagu me oleme. Enda puudused omaks võttes ja enese kaastunnet praktiseerides suudame luua tervislikuma ja ehtsema armastuse teiste vastu. Kokkuvõttes, kui suudad armastada vaid täiuslikku, siis ei ole see tõeline armastus. Tõeline armastus hõlmab ebatäiust ja aktsepteerimist ja omaksvõtmist, kasvu soodustamist ning empaatia ja kaastunde näitamist. Armastades kedagi tõeliselt, loome tugeva ja kestva sideme, mis põhineb vastastikusel austusel ja aktsepteerimisel. Püüdkem armastada teisi ja iseennast sellistena, nagu me tõeliselt oleme, ja hinnata ebatäiuse ilu meis ja meie suhetes. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!